Tere tulemast Tallinna Polütehnikumi jõulukontserdile. Mina olen Anette-Marie. Usun, et need kaks lugu River Flows on You ja Love of My Life, mida koolivend Peeter esitas, häälestas teid meie tänasele sündmusele. Tere ka minu poolt. Mina olen Hanna-Liisa ja tänane jõulukontsert pakub erinevaid kontraste. Kuid on üks, mis on kindel. Jõulutunne leiab tee südamesse. Vähemalt me anname endast parima, et seda imelist meeleseisundit teieni tuua. Aga lähme kontsertiga edasi. Nüüd esitab teile Tallinna Polütehnikumi näitering etenduse Noh, kallid kolleegid ehk kes tappis spioon Henry. Etenduse kirjutasid näiteringi noored Anette-Marie Põldsalu ja Kristjan Mulmer. Juhendas näiteringi juhendaja Viivika Volt. Ja etenduses kasutatakse mängurelva ja nõrganärvilistele mitte sobivat keelt. Aitäh! Tere hommikul vaatajad! Mina olen koos, kes näeb kõike. Täna ma viin teid erilistesse spioonide korpusisse, kus toimub koosolek. Ja sellega oleme lõpetanud tänase koosoleku. Aitäh teile! Henry, meie ustav tegijataja. Terve ei ole aimu, on meil veel alles selle vale spiooni dokumendid. Meil on midagi lahendamata ja neid dokumente oleks ilmtingimata vähendada pärast. Tead, minu arust peaks küll olema, aga ma pean seda vist stuudios. Nii et anna mulle mingi, ma ei tea, pool päeva aeg, käin kabinetist läbi ja siis ma vist võtsin neid faile. Nii et on palju. No, see samm on ta on kuidagi kahtlane. Lõpeta! Ma ei taha kuulda selliseid jutte. Ta on osa meie meeskonnast ja ta on hindamatult kasulik meile. Kui see nii arvab? Ma tean. Oleks, kui pikalt ma olen siin näha. Mina siin ka, Hanna. Nüüd ma olen siin koos sinuga. Tead, äkki saame täna öösel järjest kokku? Me peame töögraafikut vaatama. Anna mulle 10 minutit.
muutub järjest kahtlasemaks. Esiteks ei tohiks spioonid omavahel absoluutselt sõbrustada. Ja me oleme ausad, me kõik teame, et see siin ei olnud tühipaljas sõprus ja teiseks. See vana spiooni jutt muutub nii kahtlaseks, et ma ei ole kindel, kas ma viitsin oma halli aega selle peale raisata enam. Nüüd, kallid vaatajad, on järgmine päev saadetud, kuid mis juhtus? Mis asi see on? See tuleb siit ära külitada, ma leikin ta siit niimoodi. See oli lihtsalt vaiba, jah? Jaa, me peame kokku kutsuma erakorralise koosoleku. Ei, no mul on kokku lihtsalt, jah, absoluutselt, jah. Palun vii ära. Ma ei jaksa teda ise ära viia. Kutsu appi keegi. Tiit, see asi siin on vaja ära viia. Jah. Kogunemine! Oleme siia kogunenud, sest meie seas on mõrvar. Verejanuline ja halastamatu mõrvar. Eile õhtul tapeti Henry. Magage üksin lahti, ma kuulutan välja hädaolukorra, mis tähendab, et kõik, mida te teete, on ka mulle teada. Ja ma küsitlen teid kõiki nüüd kordamööda. Ma siin märkasin, et kaks meie spiooni kudrutavad omavahel, kuidki see meile spioonidele on rangelt keelatud. Ma juba ütlesin, ma ei soovi kuulda selliseid jutte. Ta on osa meie meeskonna ja nii ongi. Kohe küsitlen kõiki, ka sind, Milana. Riiv! Tere! Mida tegid sina eile õhtul? Mina tegelesin dokumentidega. Arvutust läbi vaadata. Selge, aitäh sulle. Tere! Mida tegid sina eile õhtul? Tegin arvutustööd, saad logilise järgi vaadata. Selge, aitäh. Tere! Tervist. Mida tegid sina eile õhtul? Jalutamas käisin. Kas keegi saab seda tõestada? Milana saab? Aitäh sulle. Sinu kohta ma juba tean. Aitäh. Ja nüüd, kaunid vaatajad, oleme jõudnud kauni järve kaldale. Kuid mis siin toimub? Aeg on juba nii hiline. Kus ta on? Ja kus sina siis olid? Vabandust, Mark. Mul oli palju tööd vaja teha. Aga ma olen nüüd siin. Pole hullu. Osad kõik pärast mõrvad ja ma tunnistajaks ütlen. Ma ei tahaks, et keegi mind süüdistaks. Ega midagi halba sinuga juhtuks. Ega Henry vanematel ei ole midagi sellest öeldud. Ei, neil ei ole üldse teada, kes sellega tegelema hakkab. Kõik need andmed on arhiivis veerndada ja keda meil nüüd ei ole, on ju sekretär. Mina küll ei taha olla kurvad uudiste tuluja. Juba tead, lähme jalutame veidike.
ja nüüd, kaunid vaatajad, oleme jõudnud kellegi majja, kuid mis siin toimub? Hallo? Hallo? Heli kallis, ma tahaks sinuga rääkida. Oh shit. Oh shit, sorry. Hallo? Oota, kallis Milano, asi on nüüd selles, et ma olen siin majas ja siin on kõik. Ja, kas sa tuleksid siia? Jah, aitäh. Mis siin juhtunud on? Ütlesin mulle hoopis. Ja nüüd, kaunid vaatajad, on jõudnud. Tore aeg olnud. Anna. Oleks? Milano. Tere. Tiit, sa võid ka muidu meiega tulla, et sa võid pärast jätkata. Tead, ma pühin esiku puhtaks ja siis võin liituda teiega. Sul kukkus mingi tšekk maha, jah? Vaata, mis sa siis seksi vastu osid mõelda. Mul on kõik sekund. Noh, kallid kolleegid, mul on õnn ja rõõm, et te kõik kohale jõudsite. Kahjuks üks meist ei jõudnud ega ei saagi jõudma. Tahate teada, miks või? Oodake, ma lahendasin selle loo ise ära, kuna no oleme ausad, teist ei ole ju abi. Kas teie teadsite, et meie kullakallis Tiit oli kunagi suhtes Heliga? Vaadake, see kadudnaine ja temaga. Ja tal oli ka ühine laps. Hanna. Aga Heli oli hoor ja ta pettis Tiitu mingi teise mehega. Ja sai uue poja, kelle nimeks pandi Henry. Ma olen üpris kindel, see nimi on sul ikka väga tuttav. Henry ja Hanna läksid tööle ühte ja samasse sekretäri firmasse, aga Henry, kuradi rõve sitapea nagu ta oli, kasutas Hannat ikka nagu julmalt ära. Ja nagu Tiit sellest teada sai, siis ta otsustas Henry lihtsalt maha lüüa. Niimoodi ta sai kättemaksu selle eest, et Henry kohtus Hannat, nagu olen aus mees ikka, ja selle eest, et Heli oli natuke suurema verivorstiga mehe, kui seda oli Tiit. Ma vihkan sind, kuradi pärakas! Aga miks ta Heli ära tappis? Tead miks või? Sest ta kurat oleks kõik välja rääkinud. Tead Tiit, tead või?
aitäh meie näiteringi noortele, siia jõulukrinkaga juba küttis kirge. Nüüd jääb mikrofon ainult Anetale, kes esitab meile 2 lugu, No näed ja Ingli puudutus. Esimene lumelärtsak, maale langed esimärka, et ta natukene vara talve äratas. Lootsin veennud pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen, ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles, naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valged ööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Selle talvel lume seest vist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljedes puhub tuul. Mööda lähevad uued talved, mõned karmid, mõned malbed, jalge all on krudisemas valge puhas vott. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavides ei sula, vees ma peale oma peegelpildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda, ikka aina vaatan maha, korjan kokku jäljed, üksikud, mis maha jään. Korjan keeled taskus, ootan lund, kõnnin 2 või kõnnin tund, miks pean sind otsima? No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära.
Raejuhti, kes esitab meile eestikeelse versiooni imeilusast Halleluuja laulust. Kuulsin sinu laulukord, mind võlus heliseva kord, kuid teised seda hinnata ei suutnud. See ootamatu algusus ja maagiline järgnevus on elamusest loodud. kontsert hakkab lõpusirgele jõudma. Lõpetame selle siiski rõõmsa noodiga, sest jõulud on ikka helge ja rõõmus aeg. Legendaarse jõulutantsu legendaarsest filmist Mean Girls esitab teile Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatus.
jõule. noh, tere siis õpilased. kas me siin ikka tublisid lapsi ka? tõstke käed ka. Keegi tahab lambi või? ei jah, näe, tubli laps. tubli laps. hea. oled siia nüüd. keegi veel? ei jõua nii palju anda. aga siis, ei, mul ei ole nii palju kombe nõuda. üldiselt te kõik nii tublikud olite, aga häid pühi ja näeme järgmine aasta. kolm, kaks, üks.